nädal aega tagasi me tähistasime 4 püha. Püha vaimu väljavalamise päeva. Nüüd nädal aega hiljem on taas üks kirikupüha, mida nimetatakse kolmainu pühaks või veidi pikemalt kolmainu Jumala pühaks. See püha tuletab meile meelde, et kirik usub ja õpetab ühte Jumalat 3 isikus: Isa, Poega ja Püha Vaimu. Kõigepealt on oluline mõista, et kui me kõneleme Jumala 3 isikust, siis me ei räägi 3 erinevast Jumalast, vaid me kõneleme nii-öelda Jumala sisestest suhetest. See kõik on muidugi väga inimlik jutt millestki, mis ületab inimese arusaamise ja meile tuntud, meile käega katsutava ja mõistetava reaalsuse, aga püüame siiski seda suurt müsteeriumi, seda Jumala olemuse suurt saladust veidi lähemalt vaadelda. Niisiis, kui me kõneleme kolmainsusest, Isast ja Pojast ja Pühast Vaimust, siis me kõneleme nii-öelda Jumala sisestest suhetest. Isa on isa seetõttu, et temast on sündinud enne kõiki aegu, see tähendab igavikust, Poeg. Ta ei ole kunagi olnud ilma Pojata, ta on olnud alati isa. Poeg on Poeg sellepärast, et ta on isast sündinud. Enne kõiki aegu ta on tõeline Jumal, nii nagu inimese Poeg on tõeline inimene, nii on Jumala Poeg või Jumal Poeg tõeline Jumal ja tema suhe isasse seisneb selles, et ta on isast sündinud. Ja Püha Vaim, nii nagu kirik õpetab, lähtub isast ja Pojast. Võiksime öelda ka, nii nagu Püha Augustinus on öelnud, et Püha Vaim on võrreldav isa ja poja vahelise armastusega, aga kui me vaataksime ladinakeelseid sõnu, siis ladinakeelne sõna vaim, spiritus, viitab ka hingamisele või välja hingamisele, võiksime öelda ka õhkamisele, niisiis võime piltlikult, väga piltlikult öelda, et Püha Vaim siis lähtub isast, nii nagu isa hingamine või õhkamine Poja poole, tema armastus Poja suhtes ja samamoodi ka Pojast, nii nagu Poja hingamine või õhkamine või selline armastav suundumine, pürgimine isa poole. See on kõige lühemalt öeldes ja kindlasti sugugi mitte piisavalt selgitades kiriku õpetus Pühima kolmainsuse 3 isiku omavahelistest suhetest. Võime küsida, miks seda õpetust tarvis on. Aga sellepärast, et Jumal on ennast meile nõnda kolmainsana ilmutanud. Me tunneme isa, me tunneme Poega, kes on saanud inimeseks Jeesuses Kristuses ja kes kõneleb enda ja isa vahekorrast, rõhutades ühelt poolt pidevalt seda, et inimesena on ta isast väiksem ja ta on kogu aeg suunatud isa poole, aga Jumalana on ta isaga mitte ainult võrdne, vaid üks. Ja me tunneme Püha Vaimu, kelle väljavalamist 4 pühal me oleme tähistanud ja me usume, et Püha Vaim on tõeline Jumal. Kui me vaatame kristliku kiriku usutunnistusi, siis me näeme, et teatavad loomis- ja lunastusloolised teod omistatakse kiriku usutunnistustes ühele või teisele Pühima kolmainsuse isikule. Näiteks kirjutab Martin Luther
apostliku usutunnistuse seletuses oma väikeses katekismuses nõnda. Mina usun, et Jumal on loonud minu koos kõige muu looduga, et ta on andnud mulle ihu ja hinge, silmad, kõrvad ja kõik ihuliikmed, meele ning mõistuse ja peab neid alal. Peale selle rõivad ja kingad, söögi ja joogi, koha ja koja, naise ja lapse, kariloomad ja kõik vara. Et ta varustab mind rikkalikult ja iga päev kõige vajalikuga ja toiduga selle ihu ja elamise jaoks, varjab kõige hädaohu eest ning hoiab ja kaitseb kõige kurja eest. Ja ta teeb seda kõike selgest, isalikust, jumalikust headusest ja halastusest. Ilma et mina seda millegagi oleksin pälvinud või vääriksin. Kõige selle eest on minu kohus teda kiita ja tänada ning teda teenida ja tema sõna kuulata. Seda kirjutab Martin Luther apostliku usutunnistuse esimese õpetuse ehk loomise õpetuse kohta, kus on juttu usust Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse. Niisiis omistatakse usutunnistustes loomine Isale. Edasi, mina usun, et Jeesus Kristus, tõeline Jumal, Isas sündinud enne kõiki aegu ja ka tõeline inimene, sündinud neitsi Maarjast, on minu issand, kes on lunastanud minu kadunud ja hukka mõistetud inimese ja on päästnud ja lunastanud kõigist pattudest, surmast ja kuradi meelevallast. Ei mitte kulla ega hõbedaga, vaid oma püha kalli verega ning oma süütu kannatamise ja surmaga. Et ma oleksin tema oma ja elaksin tema riigis tema alamana ja teeniksin teda igaveses õiguses, süütuses ja õndsuses. Nõnda nagu tema on üles tõusnud surnuist ning elab ja valitseb igavesti. See on kirjutatud usutunnistuse teise osa kohta või teise õpetuse kohta lunastusest. Niisiis omistatakse lunastus Jumal pojale. Ja viimaks, mina usun, et ma omast mõistusest ega väest ei saa uskuda Jeesusesse Kristusesse, oma issandasse, ega tulla tema juurde, vaid püha vaim on mind kutsunud evangeeliumi kaudu, oma annetega valgustanud, õiges usus pühitsenud ja hoidnud, nõnda nagu ta kogu kristlikku kirikut maa peal kutsub, kogub, valgustab, pühitseb ja Jeesuses Kristuses hoiab õiges ja ainsas usus. Sest samas kirikus annab tema mulle ja kõigile usklikele iga päev kõik patud täiesti andeks ja äratab viimsel päeval minu ja kõik surnud üles ning annab mulle ühes kõigi usklikega igavese elu Kristuses. See kolmas osa on kirjutatud õpetuse kohta pühitsusest, mis omistatakse Jumal pühale vaimule, pühima kolmainsuse kolmandale isikule. Aga nüüd on oluline tähele panna, et kuigi ilmselt just selleks, et meie inimesed seda paremini mõistaksime, on nõnda need erinevad loomis- ja lunastusloolised teod omistatud erinevatele kolmainsuse isikutele, on kiriku selge õpetus, et kõigi kolme ja ka kõige muu puhul, mida Jumal teeb, tegutsevad Jumala kolm isikut üheskoos. Pühim kolmainsus on lahutamatu. See on üks Jumal kolmes isikus. Miks see on nüüd meie jaoks niivõrd oluline? Kõigepealt sellepärast, et me näeme, et kui me kõneleme ühest ainsast Jumalast, siis me kõneleme tõepoolest elavast Jumalast. Jumalast, kelles on iseendas kogu elu ja armastuse rikkus. Üksinduses ei ole võimalik tõeliselt armastada, ütlevad kirikuisad. Aga Jumal, kes on üks, ei ole mitte üksik Jumal, vaid on
iseeneses mõõtmatult rikas Jumal, kes on ilmutanud ennast meile kolmainsusena, Isana ja Pojana ja Pühana Vaimuna. Jumalana, kellest pidevalt või kelles pidevalt justkui toimub sündimine ja sünnitamine või uue elu loomine, elu käigus hoidmine, kelles pidevalt on käigus või toimumas armastuse suhe, mis tähendab täielikku suunatust, pühendumust, enese üleandmist ja justkui iseendast väljumist, kellekski võiksime isegi öelda teiseks saamist ja selle teise täielikku vastuvõtmist. Ma rõhutan veel kord, need on ainult meie inimlikud, mannetud sõnad Jumala suure imelise olemuse väljendamiseks. Aga püüame mõista, et see õpetus kolmainsusest tähendab tegelikult Jumala imelist võrratut rikkust. Ja mitte pelgalt rikkust, vaid elu ja armastuse, tõelise elu ja elu andva ja loova ja hoidva armastuse tegelikkust. Ning sellele lisandub nüüd, et seesama Jumal jagab ennast ka meiega. Ta on meid loonud, ta on meile elu andnud. Ta on meid lunastanud oma enda kannatuste, valu, surma hinnaga. Ta on meid oma elu asemeks võtnud ja ta tahab olla ise meie elu asemeks, meie eluks ja meie armastuseks igavesti. Seda kõike me tähistame Pühima kolmainsuse pühal, see tähendab täna nädal aega pärast nelipüha.